Tere tulemast taas Gideoni loo vaatlusele. Oleme siis jälle kohtumõistjate raamatu juures. Aeg-ajalt me unistame globaalsetest reformidest ja suurtest võitudest avalikus elus. Aga unustame, et alustada tuleks palju lähemalt, sageli meie oma kodust või ebaolulisematena näivatest asjadest. Täna räägime aga Gideonist, kes pidi alustama oma kutsumuse teostamist kõige ebamugavamast kohast, nimelt isa kodu tagaaiast. Enne kui ta sai astuda välisvaenlaste vastu, tuli Gideonil näidata üles julgust nii-öelda sisevaenlaste vastu. Tänane sõnum on kõigile, kes tunnevad, et Jumal on kutsunud neid milleski suureks, kuid nad ei tea, millest alustada. Aga kuulakem kõigepealt, kuidas see kohtumõistjate raamatu tekst 6. peatükis 25. kuni 32. salmini siis ikkagi kõlab. Sel ööl ütles issand temale: võta üks oma isa härjavärsidest ja teine 7-aastane härg ja kisu maha Baali altar, mis su isal on, ja raiu maha selle kõrval olev viljakustulp. Siis ehita kividest laotud altar issandale, oma jumalale, selle mäelinnuse tippu, võta see teine härg ja ohverda põletusohvriks sinu poolt maha raiutud viljakustulba puudega. Ja Gideon võttis 10 meest oma sulaste hulgast ja tegi nõnda, nagu issand temal oli öelnud. Aga kuna ta kartis oma isa peret ja linnamehi, et teha seda päeval, siis ta tegi seda öösel. Kui linnamehed hommikul vara üles tõusid, vaata, siis oli Baali altar lõhutud, viljakustulp selle kõrvalt maha raiutud ja see teine härg vast ehitatud altaril ohverdatud. Nad ütlesid siis üksteisele: kes seda on teinud? Ja kui nad küsitlesid ning uurisid, siis öeldi: seda tegi Gideon, Joase poeg. Siis linnamehed ütlesid Joasele: too oma poeg välja, ta peab surema, sest ta on lõhkunud Baali altari ja on selle kõrvalt maha raiunud viljakustulba. Aga Joas ütles kõigile, kes tema vastu üles astusid: kas tahate Baali pärast riielda või tahate teda aidata? Kes tema pärast riidleb, peab veel täna hommikul surema. Kui ta on Jumal, siis ta riielgu ise, et altar on maha kistud. Sel päeval pandi Gideonile nimeks Jerub-Baal, sest nad ütlesid: Baal ise riielgu temaga, et ta tema altari maha kiskus. Aamen. Kujuta ette olukorda, kus Iisrael on ebajumala teenistuse karistusena sattunud vaenlaste meelevalda, kuid Gideoni isa Joas tagaaias seisab suur Baali altar ja Ašera viljakustulp. Isa Joas sallib seda ebajumala teenistust oma õuel ilmselt naabrite arvamuse ja ühiskondliku surve tõttu. Muidugi see ei olnud mingi väike kivi seal. Arheoloogilised kaevamised Megiddos on näidanud, et sellised altarid võisid olla üsna massiivsed, kuni 8 meetrit laiad ja pikad ja 1,4 meetrit kõrged ehitised. Baali altari ja Iisraeli jumalale pühendatud elu koos eksisteerimine oli aga nonsense, sest altar sümboliseerib alati inimese elu väärtuskeset. Asjad, mida me väärtustame, näitavad, kuhu me ohverdame oma aja,
oma varanduse ja sageli ka oma tervise, kelle või mille nimel me üldse elame. Tänapäeva inimeste altariteks on karjäär, meelelahutus või sport. Need nõuavad meie elus sageli tohutuid ohvreid, kuid me leiame neile ohvritele ikka jälle ratsionaalseid põhjendusi, sest tegemist on meie elu väga kesksete väärtustega. Kui me tahame aga näha tõelist vaimset reformatsiooni, siis peaksime need elavale Jumalale aseainet pakkuvad süsteemid lammutama. Sa ei saa muuta maailma, kui oma kodus pole asjad päris korras. Gideon oli sattunud just sellisesse olukorda. Pereväärtused olid paigast ära. Kuidas lahendas Gideon selle probleemi? Vastavalt Jumala käsule võttis ta 10 sulast ja kiskus öösel Baali altari maha. See, mida ta tegi, ei olnud nii-öelda üksiku hundi mäss. 10 meest oli teda toetav kogukond, kes andsid Gideoni tegevusele mingis mõttes legitiimsuse. Mida see aktsioon öösel aga väljendab? Miks see just öösel toimub? Sest ta kartis oma isa peret ja linnamehi. Me näeme, et Gideoni usk ei väljendunud mitte kartmatuses, vaid eelkõige kuulekuses. See, et ta kartis, ei muutnud ta tegu vähem väärtuslikuks. See öine algus sarnaneb mõnes mõttes Uue Testamendi Nikodeemuse ja Jeesuse kohtumise looga. Nikodeemus tuli Jeesus juurde pimeduses, kuid hiljem saab temast julge ja kartmatu tunnistaja. Isegi apostel Paulus tunnistas oma nõtrust, kartust ja suurt värinat. Hea sõber, ära oota, millal su kartus kaob. Astu otsustav samm ning kuuletu Jumala läkitusele. Gideoni nimi tähendab mahakiskuja. Peab ütlema, et enne uut algust tuleb sageli vana maha kiskuda. Samas aga ei tohiks unustada ka seda, et kõike eitav ja lammutav vaimulaad on enamasti inspireeritud kurjast vaimust. Tõelised reformaatorid nagu apostel Paulus Efesuses või missionär Bonifacius Germaania rahvaste keskel ehitasid alati midagi uut ja paremat vana asemele. Nii sai ka Gideon kohe pärast Baali altari lammutamist käsu ehitada uus altar kividest väga avaliku ja strateegilisse kohta Mäelinnuse nii-öelda sellest tippu, kus sõjavägi lahingusse läks. Sellest ei saanud kuidagi mööda minna. Ohvriks pidi Gideon tooma 7-aastase härja, kelle ohverdamine tähistas sümboolselt 7-aastase Midianite rõhumise lõppu. Nii aihtus rahva viletsus prohvetlikus ohvrisuitsus. See, et uue ohvri kütuseks kasutati Ashera tulpa, sümboliseerib meiegi lihalike argumentide ja valade õigustuste lõppu Kristuse surmas. Hea sõber, tuleb siiski arvestada, et tõeline väärtuste muutus toob alati kaasa ka sotsiaalse õõrdumise ja isegi tõsiseid konflikte. Nii ka seekord. Kui linnamehed hommikul avastasid, mis oli juhtunud, asendus nende senine tolerantsus agressiivsusega. Veelgi enam, nad nõudsid Gideoni surma. See on vägagi ootuspärane, pole midagi, mis tekitaks rohkem vaenu, kui astumine vastu kellegi religioonile või pühadele kommetele, olgu selleks või fanaatiline spordiarmastus. Kui sa otsustad oma elus elava Jumala kasuks, siis kohtad sa kindlasti vastupanu ja ka viha. Tahtmatult küsime, aga kuidas lõppes Gideoni lugu? Ootamatult toob isa Joas sellesse sündmusesse pöörde.
ta astub oma poja kaitseks välja väga loogilise argumendiga. Kui Baal on jumal, siis ta riielgu ise. Ja siit peale sai Gideon ka uue nime Jerubbaal, nii-öelda Baali vastu võitleja. Ta sai väärideoloogiate mahakiskuja kuulsuse. Nii on ka meiega, kui me tegutseme usus ja Jumalale kuulekalt, astub ta meie poolele ja toob meie ellu ja suhetesse ootamatult pöörde. Kuuldud episood Gideoni elust on meilegi täna väga tõsiseks väljakutseks. Mõelgem hetkeks, mis on need Ashera tulbad ja Baali altarid meie isiklikus elus. Mis tuleks meie elus maha kiskuda? Lammutage see, mis on oma olemuselt vale ja ehitage altar elavale Jumalale. Kuid mõelgem ka sellele, kes on need 10 meest või naist, see vaimulik kogukond, kes meid selles ürituseks võiks toetada. Aga seniks siis taas kohtumiseni.